Tere, head vaatajad! Tere, Hans! Tere, Karl! Minu nimi on Karl-Erik Taukar, mina olen Cyber Battle of Tartu üks korraldajatest ja minu kõrval on Hans. Mina olen ka üks Cyber Battle of Tartu korraldajatest. Ja kui sa oled jõudnud selle videoni, siis järelikult oled sa õiges kohas ja järelikult on sul huvi Cyber Battle of Tartu ürituse vastu, mille registreerimine on äsja avatud ja mis käib ja meil on tulnud päris palju küsimusi juba seoses selle üritusega. Tervelt 2 lehekülge täita ja me võtame nüüd ükshaaval läbi, et kõik saaks selgeks. Teed sa otsa lahti? Mida ikkagi teeb nüüd Karl-Erik Taukar IT-s? Väga hea küsimus. Ma küsiks ise samamoodi. IT-ga üldiselt on minu kokkupuude olnud päris tugev lapsepõlves. Alustame päris algusest. Kunagi umbes keskkooli esimeses pooles oli mul väga tõsine hardware'i ehk siis riistvara huvi. Sest ma tahtsin panna ise omale arvuti kokku. Ja seda ma ka tegin, tellisin kõik jupid, viisin ennast kõigega kurssi, käisin hästi palju hinnavaatluse foorumis. Mingil hetkel hakkasin juba ise tõenäoliselt natuke oma kompetentsi alast väljuma ja inimestele soovitama arvuti kokkupanekuks komplekte. Aga arvuti ma kokku sain ja oleme ausalt päris suure osa oma noorusest ma selle arvutidega ka veetsin. Tõsi, programmeerimisega ma sina peal tegelikult ei ole, aga ma olen nüüd sina peal tänu Cybexerile ja CTF Techile sellise formaadiga nagu CTF. Ja ma olen aru saanud sellest, et see on ilgelt põnev formaat. Me oleme teinud juba 2 võistlust koos Cybexeriga, ühe siis Abu Dhabis ja teise siin samas Tallinnas, mis oli tõsi küll streamitud, kuna oli selline tõsine koroonaperiood kevadel. Aga minu lühidalt kokkuvõttes, minu selline põhjus, miks ma selles valdkonnas olen, on see, et ma tunnen, et ma saan võib-olla oma sellise telekogemuse ja ka saate juhtimise kogemuse pealt aidata neid üritusi muuta põnevamaks, kõitvamaks ja mind ennast see teema ka väga huvitab. Nii et see on see põhjus, miks ma olen nüüd sattunud sellesse valdkonda. Küsimus 2. Mis asi on Cyber Battle of Tartu? Cyber Battle of Tartu. Teed sa otsa lahti? Ma olen nii palju rääkinud juba, ma tunnen. Cyber Battle of Tartu on sügisesse koolivaheaega sihitud noorte küberkaitse koolitus ja võistlus. Me kutsume Tartu piirkonnast. Me ei pane linnaga piirile täpselt tõmba joont. Võib-olla väljaspool Tartu linna ka on ägedaid noori, kellest tunnevad selle teemast huvi. Et nad tuleksid koolivaheajal ja meie kursusele, mis on tasuta, kus me tahame neile anda sellised baastõed, võib-olla natukene juba edasijõudnumatele veidi rohkem tõdesid. Ja see kõik lõpeb sellise ägeda lõppvõistlusega, mille nimi on CTF, mida Karl juhib. Ei oleks osanud ise paremini sõnadesse panna. Kes seda korraldab ja miks? Ma võin otsa näiteks lahti teha. Tegelikult ju Cyber Battle of Tartu korraldustiimis on ju 3 osapoolt. Üks on Cybexel Technologies, teine on CTF Tech ja 3. on ka Startup Estonia, kellel on küberkaitse valdkonnas suur huvi ja just nende suur huvi on see, et seda valdkonda tutvustada noortele. Just, ja siis tulid meile veel toeks appi Tartu linnavalitsus ja Tartu ülikool, nii et kokku on saanud päris hea komplekt. Miks just Tartu? No, aga miks mitte? Tartu on ju Eestimaa selline aju, võiks öelda. Tartus on palju õppimishimulisi inimesi igas vanuses ja kõigil osapooltel, kes seda korraldame, on hirmus suur huvi Tartu noortele pakkuda midagi, kus nad saavad küberkaitsega teha lähemat tutvust. Jaa, ma arvan küll. Tartu selles mõttes, kui sa küsid, miks mitte, siis ma arvan ka Tartu on väga õige koht, sest et ülikoolid tegelikult ja Tartu kõrgel tasemel koolid, keskkoolid, põhikoolid annavad, ma arvan, brain powerit väga kõvasti. Ma arvan, Tartu ja Tartumaa on igal juhul 10. ja Eestimaa peaaegu et südames ka, nii et sealt lähikondlastel on ka sinna hea tulla ennast proovile panema. Järgmine küsimus on meil küsitud, kas küberkaitse on tõesti selline valdkond, mis võiks olla noortele mõeldud, et kuidas noor saab nii-öelda selle valdkonnaga tutvust teha? Ma tahaks vastata esiteks, et ma saan küsimuse tagamõttest aru, et see tundub alati midagi väga tõsist, see on julgeolek, riiklik turvalisus, väga tõsine asi, et kuidas noored sinna puutuvad, aga tegelikult ju puutuvad.
just. Nii palju ma juba selles valdkonnas olen õppinud, mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal, kus me oleme neid üritusi korraldanud, et kui noor inimene on jõudnud ülikooli ja siis otsustab, et nüüd ma hakkan küberturvalisuse valdkonnaga nüüd pihta, siis palju varem oleks seda alustada varem. Näiteks juba põhikooli lõpus ja tegelikult me oleme näinud ka juba 12-aastased on täiesti pädevad CTF-võistlustel ja annavad sama häid tulemusi kui nende mitu aastat vanemad koolikaaslased. Nii et selles mõttes CTF on küll selline formaat, mis ka mul sündmuse juhina tundub, et on piisavalt põnev, seal on piisavalt kõitvad ülesanded. Seda ei ole mitte ainult põnev ise mängida, ise selles võistelda, vaid ka seda kõrvalt vaadata. Sellepärast, et ülesanded on väga elulised, olgu see siis kellegi kodu wifi häkkimine, olgu see kellegi mobiiltelefoni häkkimine, nii et selline, see on reaalse eluga niivõrd tihedalt seotud, et CTF on selline formaat, mis võiks olla selline esimene lävepakk astumaks sellesse maailma, mis sa arvad? Ma arvan küll, sellepärast, et see, mis on selle mängu sees, CTF-i sees, on tegelikult meie elus juba igal pool olemas. Alates mu enda meilikontost ja veebilehtedest, kus ma käin, ma võib-olla hakkan pärast seda koolitust ja kursust tähelepanelikumalt vaatama selle turvalisuse nurga pealt. Et kui ma õpin aru saama, kuidas need ründajad tegutsevad, siis ma oskan seda asja ka paremini kaitsta. Et see on, noorte elus on küberkaitse juba praegu tegelikult olemas. Meie aitame lihtsalt silmad avada sellele. Kui sa peaksid praegu ütlema, mis on selline, just kui me räägime nende inimestega, kes praegu vaatavad meid, ja kes ei ole veel CTF-i profid, vaid tahaksid tulla bootcampi ennast selle crash course'i kiirkursuse raames hästi ruttu reele saada. Mis on selline esimene asi, mida sa ütleksid kõikidele inimestele, mingisugune levinud viga, mida inimesed oma nutiseadmetega või üldse igapäevaelus teevad, mida sa tahaksid öelda, et ärge tehke, see pole turvaline? Ma ei ütle midagi originaalset, aga ärge kasutage lihtsaid paroole. Ja see on ka võib-olla esimene asi, mida kursusel õpid. Sa näed, et ründajal on jube lihtne see lihtne parool lahti murda ja proovida levinud parooli selle konto peal, mida ta ründab. Ja siis seda nähes saad sa aru, et jah, selle lihtsa parooli kasutamine minu kontos on tõesti väga ohtlik. Mu konto on maailmal avatud. Kas see on turvaline tegevus, et sa lähed näiteks lennujaama, võtad sealt ühe vaba wifi ja ühendad sinna ära, neid töötab, kõik on super ja siis näiteks lähed oma internetipanka? See on hea mõte ainult siis, kui sa tahad korraldada suurt õppetundi ise endale. Muidu väga ohtlik. Selge, nii et ise olen eksinud selle kohta selles osas korduvalt, aga sellest ajast, kui ma Cybexeliga koostööd teen, enam mitte kunagi. Nii, Hans, küsimus sulle. Mida te kursustel täpsemalt õpetate? Tegelikult me seda mainisime juba ka, et me alustame baastõdedest ja me alustame sealt, kus meie õppurid on. Me palume kõigil huvilistel ära end registreerida, me saame paika panna oma koolituse taseme, et võib-olla me alustame täiesti algusest, räägime, mis on Linux, Linuxist peab rääkima, seal käsureal avame, vaatame, sisestame käske, püüame vaadata, kas on mõni veebileht või server haavatav, aga kui tuleb välja, et Tartus on väga palju juba selliseid edasi jõudnud noori, siis nende jaoks on meil ka põnevamaid kursuse sisu, mis katab võib-olla ka muid asju peale veebi ja Linuxi ja võrguprotokollide ja midagi muud. Me kohendame oma kursust täpselt selliseks, nagu meil Tartu noored on. Kes need inimesed on, kes koolitavad? Need on Cybexeli spetsialistid, aga saad sa neist lähemalt rääkida või on nende häkkeri aliased salastatud? Ütleme nii, et selle koolitajad on Eesti kõige paremad küberturbespetsialistid, kes teevad seda tööd üle kogu maailma. Ja on koolitanud igas sihtgrupis inimesi, ka keskkooli noori ja tudengeid. Lihtsalt nüüd on siis see eelis, et nad saavad rääkida lõpuks oma koolitusel eesti keelt. Aga väga hea koht on küsida, miks siis ürituse nimi on inglise keeles? Ma võin ka sellele ise vastata, sest et see on selge põhjusega niimoodi, kuna see ürituste sari Cyber Battle Off kindlasti ei piirdu ainult Eestiga tulevikus. Me alustame küll muidugi oma kodumaalt, aga see ürituste sari, sellel on kindel plaan ikkagi jõuda ka välismaale. Just, ja battle tegelikult on ju see, mis on muusikas igal pool, kus eri võistkonnad on vastakuti, siis see on nagu väike mõõduvõtt teise võistkonnaga.
Ja see CTF ju lõpuks ongi see, et sa oled küll ise väljas, et õppida uusi asju, aga sa ikkagi vaatad, et sa oleks naabervõistkonnast natukene parem ja saaks rohkem punkte. Kas see nii-öelda, kuna see valdkonna töökeel on tegelikult ju ikkagi inglise keel, siis kui väga, kas ma saan aru, et see, kui te õpetate ühele huvilisele, siis alustab ta täiesti nullist küberkaitsega, seal on nii palju inglisekeelseid termineid, kas see jutt siis kõlab nagu estonglish või te switchite, näed, ma ise juba räägin estonglish, siis kogu aeg eesti ja inglise keele vahelt või te tõlgite reaalselt kõik need terminid siis eesti keelde? No ma kuulen sind ja ma kuulen ka päris palju inglise keelt. Fakt on see, et see on selle valdkonna töökeel nagu maailma, sest ei saa üle ega ümber. Et meil on eestikeelne üritus muidugi, eesti koolitajad, me räägime seal CTF-il ja sina räägid eesti keelt, aga need terminid, kas või need, mis seal tarkvaras, infosüsteemides on, need haavatavused, need on ingliskeelsed ja neid tõlkimisel läheks sisu kaduma. Ehk siis inglise keele oskus noortel on Eestis juba väga hea, seepärast ma üldse ei muretse, et see inglise keel saab olema kellelegi takistuseks. Räägime siis sellest ka, mis asi see CTF on. Capture the flag on ta lahti öelduna, ehk siis püüa lipp kinni. No, sisuliselt on see ju see, et sul on ülesanne leida kuskilt turvaauk, saada ligi mingile infole, võtta sealt see flag, mis on mingisugune kokkulepitud pikkusega pikk sõna näiteks, ja siis see ongi sinu ülesande vastus, kui sa selle vastuse programmi sisestad, siis sa saad teatud sorti punktid. Just täpselt, aga selle otsimine on peale selle, et ta mäng ja sa saad punktid, on see ka samas õppimine. Et seda otsides sa avastad kogu aeg midagi uut. Ja mis kõige tähtsam, see ei ole teoreetiline ülesanne paberil, vaid päriselt need noored saavad minna sellisele virtuaalsele lahinguväljale, kus on kõik need sihtmärgid, mis on justkui näeb nagu e-pood või internetipank. Need ongi olemas seal, kuhu nad saavadki minna ja siseneda ja püüda sisse murda, ilma et nad siis hakkaks seal päris maailmas ikkagi murdma kuskile sisse, mis on ju keelatud. Väga hea, et sa seda mainisid. Kas uusi sisuliselt ikkagi häkkereid välja koolitades on sul ja Cyberseri spetsialistidel see hirm ka, et võib-olla see mees paneb ikkagi musta kaputsi pähe ja võib-olla 2 aasta pärast üritab mõnda riigiasutust rünnata? See on väga hea küsimus, et ma usun seda, et tegelikult inimese väärtused on kuskil sügaval sees paigas ja seda selle koolituse või praktiliste oskustega me ei muuda. Ehk kui me jätame inimese ütleme, et ära sina tule, me kahtlustame, et sinust saab pätt, siis see võib-olla me ei anna selle inimesele võimalust. Ja vastupidi, kui me võtame ta enda seltsi ja ütleme, et näed, sa saad need oskused, sa saad teha maailma paremaks, siis võib-olla ta leiab need väärtused endas, et saab aru, et see kuritegevuse leib, see ei toida. Jah, ja oleme ausad, selles valdkonnas tippspetsialistid ei ole ka kehvasti tasustatud. Ei ole. Nii et ei ole põhjust minna musta kaputsiga pusa järgi. Üks küsimus, mis on tulnud, vaatasin teie testi ja see tundub hirmus raske. Kas ma pean seda kõike oskama? No, ma võtan esimese otsa enda peale. Tegelikult ei pea. See test ei ole mitte selleks, et nüüd testi lõpuks öelda, et sina ei sobi ja sina sobid. Pigem, et lihtsalt inimesed nende eelnevate teadmiste põhjal enam-vähem ära kaardistada, kui palju keegi oskab, kes on võib-olla selline edasijõudnute grupp, kes on algajate grupp, nii et see ei ole kindlasti selline lõpueksam, et sa pead juba enne kursustele tulemist kõike oskama. See ei ole kindlasti asja mõte. Pluss internetist võib leida kõik vastused ja me ei kontrolli teie praegused teadmisi, vaid pigem teie huvi ja motivatsioon, et äkki juba midagi leiate ise, äkki ülejäänud saame teile ise õpetada. Nii et tehke lihtsalt see test läbi ja siis näete, kui palju teil veel õppida on. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Aitäh teile! Pange ennast kirja, tulge bootcampi ja näeme 31. oktoober juba Tartus lõppvõistlusel. Davai aitab.